Johannese esimesest kirjast kuulsime sõna: lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Apostel Johannes, kes on Johannese evangeeliumi kui Johannese kirjade autor, teda nimetatakse ka armastuse apostliksi. Mitte keegi teine pühakirjas ei kõnele armastusest nii palju, kui teeb seda püha Johannes. Ja ei ole vist ka juhus, et just tänasel kantaate pühapäeval me räägime, kuulsime seda üleskutset laulge Jumalale uus laul, on see armastuse teema nii keskne. Taevariigi kodanikuna maailmas tähendab elada armastuse elu. Ja eks ole armastus tihtipeale see, millest just nimelt meie laulud kõnelevad. Paar aastat tagasi valis üks Eesti raadiojaam kõige ilusamat eestikeelset armastuslaulu. Kuna tegemist on selline noorteraadioga pigem, siis valiti uuemate laulude hulgast. Ja valituks osutus Helen Adamsoni laul Kas tead? Võib-olla mõned on seda kuulnud. Väga ilusa kõlalise eesti keelega on see laul tõesti, aga selle laulu refrään ja põhisisu on küsimus: kas tead, kuidas armastan, kuidas ma sind armastan? Kas sa tead? Ja see on tegelikult tähtis küsimus armastuse juures. Kas see, keda me armastame, ka teab, et me teda armastame? Või kuidas ta sellest aru saab? Kas piisab sellest, kui me räägime armastusest? Kinnitad mitmeid kordi, et kui väga sa armastad? Või peab see armastus saama kinnitatud ka tegudega? On neid inimesi küllap, kellel on päris raske rääkida armastusest või väljendada armastust, kes on rohkem sellised tegude inimesed. Ja siis võib teinekord tekkida küsimus, et kas peaks ka ühel hetkel jõudma selleni, et sa väljendad oma armastust sõnades. Mõlemad pooled on küllap tähtsad. Kui armastus jääb ainult sõnadesse, siis ei mõju see usutavalt. Ja kui seda sõnadega üldse ei väljendata, kaob see vajalik soojus või energia sest armastuse suhtest. Jumala armastusega tegelikult üsna samamoodi, või meie armastusega Jumala suhtes ja meie omavahelise sellise vaimuliku teekonnaga Jumalaga koos. Ja ühtepidi on Jumala armastamine keerulisem inimeste vahelisest romantilisest armastusest. Võib-olla sellepärast, et selle viimase juures mängib kaasa ka meie füüsiline pool, hormoonid ja keemilised protsessid, mis kõik armastuse juures tähtsad on. Jumal on aga midagi haaramatumat, kuidagi abstraktsem. Ja siiski on teadlased toonud välja seose romantilise armastuse ja religioossuse vahel. Eks ole, romantilise mehe ja naise vahelise armastuse juures on kalduvus hakata partnerit jumalikustama. Ja öeldakse, et see on omamoodi meie tänases maailmas kui usu aseaineks. Et sealt leitakse midagi, mida usklik inimene leiab Jumala suhtest. Tartu Ülikooli usuteaduskonna teadur Roland Caro, kes on muuhulgas uurinud religioossuse ja neuroloogia seoseid
sedastab ühes oma artiklis, on selge, et romantiliselt ideaalilt eeldatud nõudmistele ei suuda vastata ükski tegelik inimene. Muuta maailm tähenduslikuks, mõttekaks paigaks ja pakkuda elule ekstaatiline, õnnestav siht. See on miski, mida pikas perspektiivis saab loota vaid Jumalalt. Nõuda seda romantiliselt partnerilt, nagu meie kultuur paistab vaikimisi eeldavat, saab viia vaid unistuste purunemisele. Ehk et romantiline armastus kõneleb meile ka meie igatsusest Jumala järele. Ja viimselt see armastus, mis saab meid kandma jääda ajas ja ei muutu tühjaks või tühiseks, on Jumala armastus. Kuidas aga armastada Jumalat? Milline peaks olema selle Jumalale suunatud armastuslaulu sisu, millega me taevariigi kodanikena siin maailmas võiksime oma elu täita? Ka siin on tähtis nii armastuse väljendus sõnades, see verbaalne pool, kui ka teod ja tegutsemine. Kumbagi poolt ei tohiks ära jätta. Pühakiri õpetab, et sõnades me teeme seda läbi palve, läbi erinevate vaimulike praktikatega, Jumala teenistusel käimise. Aga tegudega väljendame armastust Jumala vastu siis, kui me teenime ligimest, kui me armastame inimesi enda ümber. Siis saab Jumal aru, et me teda tõesti armastame. Vahel on meil kiusatus pidada palvet usuelus kõige tähtsamaks asjaks. Palju pikki palveaegu näib olevat omamoodi eesmärk teinekord. Tõesti, see on hea, kui sul on võimalik pikalt ja püsivalt olla palves. See kingib rahu ja sellise turvalise keskkonna, aga teinekord võib muutuda see omamoodi põgenemise teeks inimeste juurest. Palve võib muuta inimese isegi kurjaks. Mulle tundub, et see on kõige tähtsam asi, mida ma pean tegema. Ja siis keegi mind segab või tulevad sellised argipäeva toimetused ja igapäevased askeldused, siis see ärritab. Tahaks tegeleda palvega, tahaks tegeleda vagade asjadega. Aga siis me muutume nendeks, kes sõnades küll räägivad palju armastusest, aga tegudeni ei jõua. Jumala armastamise orgaaniline osa on tema loodu armastamine, inimeste armastamine. Ja mitte ainult sõnades, vaid konkreetsetes tegudes. Pühakirja järgi näeb Jumal meie armastust tema vastu nendes tegudes, mida me teeme oma kaasinimesele. Armastus on üks neid ristiusu suuri sõnu, millel on oht muutuda selliseks tühjaks, kõledaks. Me räägime armastusest palju, aga kui kaasinimesed meie ümber sest aru ei saa, et me päriselt ka armastame, siis ei saa sellest aru ka Jumal. Armastuse tegu kaasinimese suhtes ei saa piirduda tavapärase viisakuse või lahkusega pelgalt. Meie pere suhtes oleme armastusväärsed ja head, hellad. Jeesus ütleb mäejutluses, kui te armastate neid, kes armastavad
teid, mis palka te siis saate. Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? See Jumalale tehtud armastuse tegu astub üle tavapärase viisakuse ja hea kombe piiride. See läheb kaugemale sellelt, mida meilt oodatakse ja teeb neid tegusid, mida ei juleta meilt oodata. Samas mäejutluses annab Jeesus ülesande armastada oma vaenlasi. Aga vist on see üks neid kohti, kus me sageli jääme sõnadesse kinni pelgalt, tegudeni ei jõua. Sest meie vaenlane peab siis ka tundma, et me teda armastame. See ei ole lihtsalt üks sõna, vaid see saab teoks. See kõik ei tähenda seda, et me võiksime selle teise poole, selle sõnade poole, palve poole oma vaimulikust elust ära kaotada. Kui meie vaimulik elu koosneb ainult heategude tegemisest, siis peagi taandub Jumala suhe selliseks koormaks, ülesandeks pelgalt. Armastusest saab kohustus ja me ei tunne enam seda soojust ja jõudu, mis Jumala suhtest meie ellu voolab ja mille najal me tegelikult tõeliselt armastada saame. Kui armastusest kaob ära rõõm, kaob sealt ka siirus, tõsiselt võetavus. Nii on paavst Franciscuse dokument, mida 2 aastat on ette valmistatud ja mis räägib armastusest või räägib abielust ja perekonnast, mis 2016. aastal välja tuli, kannab pealkirja Amoris Laetitia ehk armastuse rõõm. Ja just see peab olema abielu ja perekonna sisuks, rõõm. Ja see on ka armastuse peamiseks sisuks. Aga nii nagu perekonnas ja abielus võib see ära kaduda, see rõõm võib ära kaduda ja asemele jääb tühi selline kohustus ja koorem. Nii on ka meie vaimulikus elus. Rõõm peab alles jääma ja selle nimel tuleb pingutada. Ja selle jaoks on palve tähtis. Khalil Gibran kirjutab oma prohveti raamatus armastusest ja ütleb, kui te armastate, ei pea te ütlema, Jumal on mu südames, vaid pigem olen Jumala südames. See on see tunne, armastuse tunne. Ma olen Jumalast ümbritsetud, ma olen temast kantud, ma olen tema jaoks oluline ja ennekõike ma olen tema poolt armastatud. Ma olen tema südames. See on see, mis loob selle tõelise armastuse võimaluse, mille pinnalt on meil endil võimalik armastada teist inimest. Apostel Johannes ütleb, Jumala käsk on see, et me usume Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist. Jeesus on Jumala armastuse väljendus inimesel. Temast ta näitab, et me oleme tema südames tähtsal kohal. Jeesuse kaudu me tunneme, me oleme armastatud. Meid on lunastatud, meil on uus elu kingitud. Olgu siis meie vastus sellele siiras tänupalve Jumalale ja rõõmuga tehtud heategu ligimesele. Siis me jääme tema armastusse. Aamen.